No nii, mis see on siis? Garaaži episood. Miks see piksub siin midagi? No, teisel pool vist, jah? Ma mõtlesin, mehi ja see paneel piiksub. Varsti tuleb GS4321, paneb käed raudu, viib minema. Ja ütleb, poiss, mis teete siin? Uued näod, vaata, pole näinud äkki. Peaks ühe väljakutsega ära tegema. Aga majandame. Autod on tuppa toodud, näete. Nüüd on klaasi taga siin üks ilus auto. Nurgakivi sellele kanalile ja kõigele. Siit on seal alguse saanud. Pensionäär on saanud nüüd kondid sooja. Käänakad on soojas. Liigendid ei roosteta. Ja siis tal on see noorem vend on ka siin. No see on väga noor. Ja natuke vanem vend on nüüd seal tõstuki peal. Nii et teeme väikse tuuri, et Karl majandab kaardinavärki, see on ajutine lahendus. Sain odava raha eest teist kaardinad, vaatame, et me paneme kaardina siia ette. Milline see välja näeb, et siis kallid fännid, ma tahaks küll, et te käite aknadega lehvitamas mulle. Teid on meeldivalt nii palju, tervelt üle 34 000, et ma ei jõua kõigile vastu lehvitada. Mind on üks, teid on vaadake kui palju. Aga Patronidel ja memberitel ikkagi õnnestub siia garaaži päriselt füüsiliselt kohale tulla ka. Kui õige aeg käes on, siis küll me kutsume. Anname teada ja võib-olla hakkame siia müüma eripileteid ka. Live showdele saate käia kaadri taga nautimas asju. Ideid on meil palju. Vaatame, mis järjekorras me neid kõik ära teostada jõuame. Sa ei saa seda kardinavärki panna. Mari näeb, siis ütleb sulle nii mõndagi. Koju ei osta kardina. Koju ma pole mitte ühtegi kardina, siis vastu, mis mind pole vaja. Aga ma elan 4. korrusel, mis need tuvid ja oravad vaatavad mulle tuppa. See on savi, aga siin on 1. korrusel. Iga üks läheb mööda, vaatab siit sisse, teeb pilte. Me oleme juba näinud seda. Aga autot saabki pildistada, aga siia töökoja poole peale tuleb see kaardin ette. Pärast näitan, kuidas see välja näeb. Praegu siis on vaade siuke, aga tegelikult tulevad Saksamaalt tellisin õiged Moltonid, mis on tumedad ja ongi siuksed backgroundiks mõeldud, et nad on mõlemad poolt ühesugused. Tavakaardinad esiteks maksavad rõvedalt palju raha, kui sa tahad saada nagu tumendavaid kaardinaid ja algus läbi paista ja nii edasi. Nii, aga teeme siin kiire tuuri veel, mis siin vahepeal muutunud on. Disainimisega tegelenud või Tanel on tegelenud, panin purgid kõik ritta, MB Quality, liik või molli, et siis meil on 2 töökohta nüüd, üks ongi see high metallic diisel ja siis on sportautode töökoda, siis tuleb topelt ka riiulid, topelt tööriistad ilmselt, aga tööriistakapp on 1 ja siis prügikaste käisin täna ostmas, täitsa lõpp palju prügikastid maksavad või? Täiesti lambi asi ja maksab nii palju raha, ma ei saa aru. Need on ka 2 tükki, siis üks näed, tulebki see prügikoti asemel ja ilmselt teise paneme kas sinna Paako tünni asemel või paneme sinna. Vaatame, mõtleme. Eks need asjad hakkavad ju kõik oma asukohta leidma siis, kui nagu töö käib, siis on näha, kus need jäävad. Ja siia on ka tellitud siis üks suur riiul veel ette. Siia tuleb sein ja siis tuleb see keevituslaud kokku panna ja siia tuleb see metallitöö nurk. No lähed paraadile või? Ma näen lindi tantsi. Mis rühmitus see nüüd on? Vaata, ma olen kinni. See on taas, ei tea. Ma mõtlen... Piraadilipp on see, luukerem või? Kuule ära seda kaigast pooleks vääna nüüd. Ei lähe. Nii et jah, drifti auto on ka toodud siis uude koju kohanema tõstuki peale ja tegelikult sellega ongi nii hea, et see miks see tõstuk on nüüd ägedam ja parem kusjuures auto on pandud suhteliselt taha ja kas ma näitan või? No ma pean näitama seda. Ma muud moodi ei saa ju. Jah, videos saab tõstukit alla lasta sellepärast, et see teeb nii meeldivat põrinat ju, ta ei kolise, ei mürise nii-öelda nagu see teine on. Ja autot saabki panna siis ettepoole ja tahapoole, sellepärast käpad ulatuvad seda vastavalt teha. Et kui me tahame, siis me saame ta ettepoole lükata ja nii-öelda tõsta ja tagapool. Ja miks see tõstuk on nagu hea, selles mõttes, et ta on nagu natuke laiem ja sa saad ukse vaata, kui palju lahti teha. Teisel oli niimoodi, et teisega on see probleem, et uks tuleb niimoodi lahti, pead vahelt läbi ronima, no oleneb autost. Aga siin sa saad nüüd rahulikult minna ja toimetada, uks on nagu täiesti avatud. Et see on nagu selle tõstuki üks ka nagu plusse selles mõttes, et ta ei ole nagu kitsas ja mõlemad poolt saab samamoodi teha. Uksed käivad lahti. Võt selle auto uksed ei käi küll enam nii hästi kui selle auto uksed. Nissanid on mõlemad, aga kellegil on juhtunud pahandus. Hea on alati kontrollida autode ajalugu ja selle jaoks on kaarvertikal olemas ja seal kehtib vampiire sooduskood. Et näiteks täna need Nissanid on juba uunikumid, vaata. Ja siin on ka ju igasuguseid huvitavaid mootoreid, näiteks RB26, mis on ka Nissani või selle 2JZ
laadne toode, ainult sisse ja väljalase on erineval pool. Kasutatakse seal teisel pool maakera hästi palju ja kiidavad. Aga tõesti, auto on läbi elanud avarii, ei tea, kas siukse avariiga autot enam tõesti meie tänavatele tuleb, aga mine, no vist mitte ikkagi, kui vaadates seda pilti siin. Aga mine sa tea, autosid taastatakse igas konditsioonis, kui kellelgi vähegi aega ja oskuseid on. Sellepärast tasubki ajalugu kontrollida ja selleks on Carvertical. Niimoodi, et kõik lingid leiab alt ka, enne kui te endale soetate uusi või vähe kasutatud autosid või unikumi, siis veenduge, et nad ei oleks läbi elanud näiteks siukest avariid. Kuule, aga lähme teeme ühe tiiru üles ka või paneme kaardid enne ära või? No sa võid ära näidata. Mul läheb aega siin natukene. No ma näitan ülevalt ka ära, et siin on mürts on toodud, mürtsi riiulit ja asju peab kotsima hakkama, kuhu need kõik panna. Ilmselt tulevad sinna kuhugi WC poole, aga on tellitud mööblid siis. Meil külali, päkapikud. Koristaja või? Ei ole koristaja. Manager 2. Üles on toodud mööblid siis saabus. Kareli töölaud, keimeri laud ja siis on karikate jaoks riiulid. Midagi siukest. 2 tükki. Paneme need ka kokku, hakkame siin ka möllama, et saab selle kontori poole ka ägedaks. Interneedus toodi ka majja. Seekord siis tegi parima pakkumise Elisa. Elisaga me oleme koostööd teinud ka. Käisid 2 toredat meest, ilmselt kui nad uksest sisse astusid, oli kohe teada, et nad on ikkagi kursis meie tegemistega ja mingi 3. lause või sõna oligi, et see ongi see uus koht ja nii et ikka tore on, et kui igas valdkonnas meil jälgijaid on ja aitasid interneti ilusti paika panna, et siin on olnud must miljon kaablit, internetikaablit, ma võin pildi ka panna, et need on seal lae all praegu, aga siin on olnud mingi jõle palju kaameraid ja mingid süsteeme, nii et täna me teeme veel kaabeldust edasi siit, et on olemas pistikud ja asjad, ehk siis see boks sai sinna pandud, aga me teeme interneti väljundid näiteks sinna ühe ja renni lõppu ka ühe, et siis saab laua juurde, siis on clean look ja saab laivi jaoks ka võtta, laivi nurk äkki tuleb sinna siis. Üks higistamine kohutav. Käisime, pätsisime teiselt poolt maja mingeid asju. Oli üle. Võib-olla ei olnud. Hästi hilju. Vastide vahel on. Oota, ma saan kuskil võtta. Tangil otsad raskust üles võtta minema. Ma saan tulla veel siit midagi. Äkki võiks selle otsaga enne minema, sest muidu ma kaalutan pähe selle plaadi vaata. No. Ja siis läheb sinu otsa raskeks. Ei, mul ei ole. Ei maksa. Nii, Karl. Sein. Mida ma üle tõstasin? Magnus, ütle, kui sul raskeks hakkab minema. Jah. Nii. Teeme 360 kuhugi poole. Vesi. Nii. Näpud. Jah.
Magnus, mida inseneerid? ma ei saa öelda, ma pean mõtlesin, et sa ei pannud kaamerat tööle. Kas see internet tuleb läbi voolukaablite? Jaa. Saad näpuga saad netti. Vaata, see on see, kui sa tahad olla nagu teha kõike nii, et on äge ja ilus ja clean. Jõle palju pusimist on. Aga näed, lõpptulemus on see, et interneti teed siit luugi lahti, siis tuleb internet hüppab välja siit. Päris äge. No, köögi vedasime ka ülesse. See oli ulmetegureid. Nagu raske on. Aga selle on jalad vaja alla panna. Külmkapp on vaja paika panna. Interegeeritud külmkapp otsa peale. Vesi on vaja vedada, kanalisatsioon on vaja vedada. Aga külmkapp on õnneks nii kõva, et see muna riiuliga. Aga kõige tähtsam on see. Jääkapp on. Kes oleks osanud seda ette näha, et juua külma nokot ja vitamiin välja on jääd vaja tavaliselt. Millekski muuks ei ole. On ju, Karl? Täiesti normaalse kontori rämmari saab teha, sest alati saab jääd võtta. Midagi, mis asja, mingit rämmarit ei tee, keegi jääb vaiba peale äkki midagi. See tellib keemilise. See on uus kartus nüüd või? Jah, uus kuradi hirm. Kus on ikka töö, et lauda kokku panda? Manuaal ütleb, 2 venda panevad seda kokku 120 minutit. See tähendab 2 tundi. Karl, me oleme vist üle keskmise eestlased või inimesed. Saaks nüüd üksinda panna, oleks lõbusam. No ma oleks üksinda, aga 2 tundi ilmselt pannud kokku, jah. Aga Karl on Igeas töötanud, vaata. On. Vana Igea vend. Võta istet, pane tool kokku. Tavaliselt ma öösel ei magagi, ma käin Igeas möödrit kokku panemas. Unese. Ja 1 riiul on koos, sellest tuleb siis see meenet ja karika ja kõige riiul. Ja 1 on veel. 2 polti. 2 polti, jah? On panemata või? No hea, et on, vaata, neil on ka varuga, näed. 1 on üle jälle. Aga niimoodi saab vasta terve kapi kokku. No terve kapp ongi koos, vaata, mis tõstame püsti. Korralik majandamine on ikka, arvad küll, et läheb nagu kuidagi lõbedamat, aga normaalne kruttimine. Ei, no plätu. Kus sul kroksid on? Mul ei ole kroks. Ei, kroks ei võta siia, normaalne plätu. Teeme kroksi peo. Magnus kroksid või mitte? Et see ükskõik. Magnus on neutraalne, erapooletu. Ma nalja pärast ütleks sul kroksid, prooviks ära, kõik haibivad neid. Ei, sellega see mure vaata. Pidalamat, kus nagu proovid, siis sul jäävadki need kroksid. Ja siis sa lähed sõitma, driftima, lähed ka kroksid. No davai. Tulekindaid krokse saab. Üks on teil ka olemas, jah? Nii, töölaud 1 2-kordne leedidega, musta värvi, kogub hästi tolmu. Ja ainuke põhjus, miks ma ostsin selle, siis ma tahtsin seda saada. Hurraa! Joogitopsi hoidja. See on multifunktsionaalne, selle saad igale poole paigutada. Selle pärast ostsin käid selle. Ja muidu ei olnudki vaja. Karikariiulid said kõrvale paika. Sinna nurka kuidagi niimoodi äkki jääb, aga meil tekkis juba üks idee. Neid on vaja pikendada. Ehk me tekitame, et nagu ta oleks rohkem ruumiline, siis me tekitame offseti. Me toome selle keskmise ühele poole, alumisele teisele poole, teeme sellega sama, siis me saame selle nurga pikemaks ja ägedamaks ja saab kõrgemaid karikaid ka panna, sellepärast karikad on osad nii kõrged, et need ei mahu siia. Siis peaks panema kõik ülemise riiude peale. Kööginurk sai ka paika tõstetud enam-vähem ja laud sai juba kaetud, näed, siin on ikkagi kõvasti peost jooki veel üle jäänud. Vee saab ka siit võtta, kalanka saab vedada, siia tuleb peale. Ilukate kolistavad, viivad prügi välja. Nii palju prügi tekib, kohutav. Kas teil on mingi süsteem? Ei ole. Läbi klaasseina? Jah. Jamaga pruuks läheb. No aga keegi peab alt nagu nii koristama hakkama. Treps käib kõige raskem osa. Üks päev juba netikaablit, teine päev on torumees. Iga kõik peab tegema. Kas saab ära peita? No loodame. Võib-olla peame alt korra vee kinni keerama lihtsalt. Äkki tuleb Vardusjärve. Võib-olla. Peaaegu moogib see kapi nurka peitu kõik. Ja äkki saab mingi katte ehitada siia. Kui ikka väga tahaks ilusaks teha. Me elame, näeme. Nii, Karl pani riiulid ka offseti. Nüüd moogib suurem karikas siia. Siia ja siia. Ja nüüd riiulid läksid pikemaks.
väike prügikast panna lihtsalt. Väike prügikast ette või? Nurkene oli. Ja see harukoos ei käi veel? Ei käi ka. Veab külmkapile voolu ka. Tuleb ringiga vedada kuskiltki sealt pistlikutest. Siis siia kapi alla ja siis näed, sealt juhe paistab. Siis saab külmiku ka tööle, siis on clean look jälle. Meil on kõik nii clean siin. Noh, ei läidki 2 päeva, vaid terve üks õhtu, et vesi saada või? Terve üks õhtuki, paar tunnikest. Seal poes käimine võttis kauem aega? Jah. Mis sul on close loop siin all või? Jah. Niimoodi käibki vesi või? Jah. Ringi ratast lihtsalt? Siis peab firma seda kallist kalsolvett ostma, lased ringi peal lihtsalt. Kurat, Magus lasi üle mind poes lihtsalt. Tellis voolikuid, aga näed. Ise ei kasutane. Seda kappi on paar korda pajaldatud aukude järgi. Jaa. Aga nagu sai ka jällegi, uut auku pidanud tegema. Jah. Seal mõtted võib-olla ei ulatu sinna, aga näed. Tuli täpselt välja. Nii et nüüd saab siin üleval puuvilju ja käsi pesta. Nüüd saaks kohviaparaadi käsi päris hea juba. No vaatame, äkki sebime kuskilgi. No olete varsti mööbli kokkupanemise eksperdid või? Ammu juba. Ammu juba. See on kliinitöö. Enne nägite kokku, panime neid mänguritoole või tugitoole või arvutitoole või mina ei tea. Toolidel on ka nii mitu nime, et otsid ja guugeldad igat pidi, siis leiad igast erinevate nimedega neid. Kontoritool, arvutitool, mänguritool. No kurat, tool on tool, mis vahet tal on. Siuksed toolid on. Eks ta siuke budget värk on, aga täitsa normaalselt selle raha eest äkki, et valik on lai siin, aga enne jõule on natuke neid hea neid asju osta. Igal juhul 6 tükki sai ostetud neid siia laua taha, siis on nagu ühesugused, siis on vaja laivi teha. See on põhimõtteliselt laivi jaoks on vaja osta need kõik need asjad, et saad ära teha ilusti see. Et see nurk sai ka seal enam-vähem juba valmis. Nüüd on veel, mõtleme, kuidas me paigutame selle lauaga siia diagonaali laivi ajaks, kuidas ta üldse kuhugi jääb ja nii edasi. Ja see ei ole kõik see raha raiskamine. Laivi on vaja kommentaare lugeda. Ma näitan, tavaliselt me oleme lugenud kommentaare ju näed selle ekraani pealt, mis seal on. Aga kuna meid on 6 tükki, siis see ekraan jääb väikseks. Ja Drift Mastersit ja muid spordiüritusi on kõik kuskilt vaja vaadata. Siis Tanel otsis välja, et see on hinnakvaliteedi suhteliselt hea telekas, vaata, ajame tema kaela selle. No mul on budget ka, vaata, ammu on juba otsas kõik lõhki löödud, kõik põrsad ja asjad. Ega varsti tulebki selle pudeli kallale minna siin, ega siin nalja ei ole varsti enam. Et noh, tuleb viimasedki välja kaevata siin, et ma ei tea, kuidas see laivilaud ära kaetakse. Ma toon oma 3 lemmikut toitu, ühed on need nuudlid, pakinuudlid. Keedan teile nuudleid reist. Aga jah, et on vaja seda ühte telekat. Kõige naljakam on see, et või ole 14 aastat koju ka telekat uut ostud. Mari juba nõuab seda, ma ei tea kaua. Ja siis ei, ma ei osta koju telekat, ma ostan garaaži. Kuradi siukse peletise 75, mida tollis on siis 189 sentimeetrit diameetrit. Ja koju oli ammu vaja osta teleka alus. Ei, ma ei osta seda koju, ma ostan selle siia. Ma arvan, et ega varsti ongi nii, et nüüd lisatakse sealt kodult välja. Et ma võin selle voodi ka ära osta juba siia ja siin elada. Et tegelikult on ju kõik luksused olemas. Et milleks seda korteri laenu maksta, kui saaks võib-olla üks välja üürida. Jumala geniaalne. Aga arvisa, ammu oleks nüüd juba lisatulu nii-öelda. Lisakulu jah, näed, siuke kapp tuleb siis. Ja selle kapiga on siis siuke idee, et seda telekat saaks liigutada edasi-tagasi, kui vaja on, me ei pane teda seina peale. Siis kapile paneks alla rattad. Selles mõttes ma ei tea, kui hea plaan see on. Kui see telekas ümber kukub, siis ma küll teist osta ei taha. Garantiisse läheb või ei lähe.
Mida sa veiderdad siin? Panen kile tagasi peale. Ma hakkasin näppima juba, tõmbab maha. Maha tõmbab kile maha lihtsalt. Aga miks ei tõmba? Siis on nagu uus. 5 aasta pärast ka. Äkki pildi kvaliteet on kehvem. Tegelikult võid maha tõmmata, keegi No Karl ja Magnus eile madistasid siin selle peletisega. See on, pead seda subtiitreid loed niimoodi, et pea käib ühelt poolt teisele poole. Nii pikk on. Ja jah, teleka alus oli siis võetud jah, siukse pointiga, et saaks panna eraldi rattad alla. Need saab lukku panna. Ja see ongi see, et plaan on see, et see telekas nagu, ta ei ole fixt ühe koha peal, et ta hakkab ringi sõitma. Me saame sinna ka sõita sellega. Ja näiteks ongi nüüd, kui on vaja laivi teha, siis on väga hea kommentaare lugeda, siis me sõidutamegi selle teleka sinna. Nüüd sa panite lukku, aga näita, kuidas nagu, näita süsteemi nüüd, noh, mis geniaalsed insenerid siin välja mõtlesid kõik. Kui nagu lihtne ringi sõita on huvitav, kas peaks ikkagi teleka panema laua külge kõik kinni, mina kardan raisk. Et äkki peaks alt kruvidega laskma läbi jalgade siit poolt kapist ikkagi ka need mingid asjad. Ja ma eile siin natukene sõitsime siis. No vaata, et no kurat, see tundub nii sketši tegevus. Ja siis nad panid veel kapi sisud, panid teist pidi, et see näeks ilusam välja, vaata tagant poolt ka. Eriti geniaalne lahendus. See oli päris hea idee. Nüüd jah, jõululaivi aeg on eriti hea, nüüd istudki siin on see kaamera ja siis kõik saavad siit otse kommentaare lugeda ja tegelikult me saame iga live siit kommentaare lugeda ja vaadata suurelt ekraanilt, sellepärast, et me oleme vaadanud neid asju muidu siit läbi luku audu. Et noh, ega vanadus tuleb peale vaata, ei näe lugeda neid väikseid kirju, ikka on vaja suuremat. Kuule, ma arvan, et õnnestus päris hästi jälle ideena. Vaatame viimast video siis. Küll siis alati jäite rahul eile õhtul või? Tegelikult on jumal lihtne ja kui sa nüüd mõtled, vaata, tegelikult saab sellega jumal lihtsalt alla korrusele ka minna. Kahekesi. Alla korrusele? 2 inimest on vaja, võtad teleka, võid alla ära ja siis võid kappi alla. No võib-olla küll tõesti, jah. Kui tahta. Kui tahta, ma ei tea, ma arvan, meil ei ole vajadust selle järgi, aga noh. Mina telekatist ei tea midagi, mis asi see oli? Q-LED või? Q-LED. Nii, kas see on hea? Ei ole kõigem. Aga kui keegi tahab meile kõige kõigemat, sellepärast oleks ühte veel vaja alla, siis ei pea alla edaseks vedama seda. Nagu kõige kõigemat keegi tahab siin toetada mingi e-pood või telekamüüja või mina ei tea, mida iganes. Noh, hit us up. 4K see projektor võiks olla siis. Jaa, teine variant. Meil on valged seinad. Jah, tegelikult võiks jah, projektor võib-olla oleks kavalam alla, oleks palju äge. Mõtle, kui suure pildi sa saad sinna seina peale lasta. Telekat võib-olla ei ole vaja, siis projektorit on vaja. No või sa võimid, vaata, filmi seina parem. Vaata, äge sein on. Giid, mis seina peal on siis, räägi läbi. Tänukirjad. Nissan parking only. Noh, see oli tühi sein, need tänukirjad oli vaja kuhugi panna ju, kõik on õige. Karikariiulisse ei mahtunud, karikariiulisse pole ka näitanud. Ei ole vist näidanud, no jah, siin on asjad lappe läinud, ma ei ole jõudnud jälle filmida, aga tõesti, laivi tehnikat on ka siia toodud juba. Oota, ma tahtsingi näidata nüüd vaibamajandust. Siin on saadud seda show vaipa, see on tasuta käes, sellega võib hullata. Ja nüüd vaibatatakse trepp ära. Meil tuleb siin sokkides käimine, nii puhas tööruum. No ma räägin, et kontor tulebki sokiruum, ega see muud ei olegi, nüüd on vaja mitu aastat oli kokku. 16. Ja siin oligi pikk dilemma jälle, et kas panna ühes tükis see vaip kõik jooksma või siis lõigata need vahed lahti nii nagu praegu. Noh, ja kus see otsus jäi siis lõpuks? Pane nüüd lihtsam on esialgu. Aga teist versiooni oleks saanud lihtsamaks ümber teha, aga seda versiooni täiustada ei saa, ta õmblema ei hakka enam. Teised, kui oleks kohe ära pannud terve ära, siis pärast oleks saanud augud sisse lõigata. Kuna on lahvelt käes, siis pane järgmine kord uuesti siis. Ja oleks pannud selle panema allest, teise panema peale. Selge. Laivi värk ka siis, lastelaud on valmis, ootab lapsi ehk neid, kes ei taha laivi tulla. Siis on Tarmo käinud ka siin juba enda laivi tehnika üles pannud, kohvrid ootavad, siis on slaideriga seekord mingisugune värk, see siis sõidab siin edasi-tagasi 2 minutit vaikselt, siis laivis peaks olema siuke äge ruumiline efekt, et ei ole staatiline pilt, vaid natuke liigub. See on päris äge ja tegelikult on siis üks staatiline kaamera ka, mis tuleb siia keskele, et see kaamera liigub eest ära, et tegelikult ta ei häiri, nagu eelmine kord vähemalt ei häirinud, aga siis ei olnud ka liikuvat kaamerat. Ja siis on valminud ka see karika nurk äge. Ja see ruuter, võtan süü endale. Maailma kehvem otsus, et oli see siia panna. Karel on süüdi. Selle paneme ümber, jah.
paneme sinna üles peitu ikkagi, võtame voolu ja kuskilgi juhtmed, see on nagu Achilleuse kant siin laivi nurgast, praegu võib ka näha kõik. Aga sellele me paneme kuusepuu ette loodetavasti. Magnus lubas selle kuusepuu tuua, päris kuuse, mida ta koju kunagi ei too. Kuidas see oli? Ta ei saa öelda praegu. Ta ei saa öelda praegu, siis ta kodus on ka nagu väikse pansuse sisse sattunud. No ikka, koju kuuske ei too, sest saab oks ja kes see koristab ja siis... Ja siis siia tood, jah? Ta ütles, et ta toob see kuuse siia. Ai, sain ära panna, kellelgi on veel kodus raske elu, ei pea mul olema ait. Nii, jah, see siis laivi nurk on siuke praegu. Hästi õnnestunud jälle ja mul on kodus neid karikaid. Noh, ma ei tea, kas päris sama palju, aga tegelikult on veel neid. Niimoodi, et ma toon homme need ka ära. Me näidata neid kinke ikka nagu, et sa otsustad ära, kellele see läheb. Meil pakub ise. On akutrell. Keegi on Boschi akutrelli ära pakkinud, keegi varastas selle töökast või? Tulistage üles. Ma võin juba praegu peale vaadata, see ei ole Boschi oma varastasin. Aga Karli tehti. Ma olen selle filmimehele, ta on raske tehnikaga. Oota, Salm, kurat, on väga. Mul läheb nagu see meelest kogu aeg. Jõuluvana sõidab reel, meie poole on ta teel. Oleme kõik olnud head, laulud salmid ammu peas. Oba. No niisugune viisakas, no oled ära teeninud akutrelli. Vaata, ehitama ei kukku. Teen lahti ka, et no tee lahti ikka muidugi. Vaata, kas aku on täis. No vaata, kas sa saad lahti selle üle. Ega ma ei teagi, siin olid pidustused ja laivid ja kõik asjad vahel, et mida te näinud olete, mida te näinud ei ole. Aga natuke on aega siis mööda läinud, Eestisse on saabunud talv ja meil on külaline ukse taga. Nii et mis ta seal väljas külmetab? Laseb seda sisse. Noh, mees on pannud vilkurid ka käima juba. Vilkuri jätab ukse taha. Jäta, jah. Väljas on talv, vaata, -kraadid, et ega detsembris siin Eestis ei olnudki midagi, vaata, jälle raske oli siin siia poole meelitada, ei saanud saani käima või? No kuule, ei ole ju Soomes lund olnud, saanil on rauad, tulised, punased. Punased või? Sädemeid pillu, ma pidin... Jääd kinni? Ei jäänud kinni, ma pidin autoga veel jõuluvana mängima. Ah, Jaa. kus see põhjapõder Reindeer on? Sõrad kuumenesid üle. No vägev, jõuluvana ka upgrade'inud, kas sa olid ka hea laps või? Sulle toodi ka uus tõld või? Jaa, just enne jõule saada. Ajad nüüd ühes, sulle pane see kinni, see raiskad voolu, pärast on aku tühi. Aga see Soomes on kohustuslik või miks see on? Ei, kui see annab õiguse parkida igal pool. Niisama paned katusele ja on õigus või? No ma panen sildi, et hooldustööd ja... Kas see on ja siis ma panen selle põlema. Kas see on nagu mingi legit stuff või? Jah. Ma veits kahtlen. Ei, aga kusjuures ma proovin ära, vaatan, kas saan 60 või ei saa. 60 eurot või? Jah. Ärge seda kodust järgi proovige. Kodus võib, mujal järgi. Kuule, aga asja pärast ka siis. Mitu aastat möödas on? Oi, siit on jupi jagu. 3, 4. Rohkem, ma arvan, et rohkem. Kas tahab vaadaku järgi? Jah, igal juhul. Sul on jah hüüdnimi jõuluvana, ma ei tea, kust sa selle said. See enne talv käisidki selle pärast. Enne talve käisin. No ega see ei, kui ma tõin, siis tookord tõin mootori ka või? Ja oli jah, mootori tõid ka Soomest, jah, VQ, muidugi. Hästi külge nimi jääb ja nüüd ongi jälle, et see jaanuarikuu jõulud on olnud, sa oled küll hiljaks jäänud oma kingitustega, aga no nii palju pakke oli laiali kanda ka, et ma saan aru. Ja ma olen ikkagi kostüümi ära vahetama, ma pärast Karele mõned pildi saata. Vabandab välja, siis anname andeks. Näita, mis kongis on. Lähme kohe asja kallale. Muidugi. Ega ta niisama ei tulnud ju. Sulle meeldib seina peale panna, ilusa valge seina peale. Meeldib sulle torusid panna. Uued tuuled. Vaata, bussil ongi nii täpne sahtel või? Ongi ehitusmeeste jaoks või? Jah, kassilungid on tehtud bussidele. Muidu ei mahukski toru sisse? Ei mahu, jääb 10 senti jääb puudu. Alati jääb paar senti puudu. Ehk siis... pannakse õhutrassid uuesti seina peale, mitte me ei hakka ju mingit kummihoolikut mööda seina vedama või mööda maad lohistama, et tehakse vastavalt välja võtta, nii nagu käädi peal oli. Nii. Panen käädi pildi ka siia. Sinne ka või? Sinne ka või? Üks hea, mul ei jääd, üks valesti ja üks pilt, mis sa sinna akla juurde tahad kõõku üles või? No aga äkki on vaja posti tuulutada vahepeal, akent pesta või mingi. No mida iganes. Õhutada. Töö kõvast tegeb, siis saab akna kiiresti puhtaks kõik. Jah, kõige kärfam lugu on see, et kompressorit pole. Paak on ainult, kompressorit pole. No eks me tead,
ise puhume, pärast testime. Ehitame ise pesumasinast kompressoriga. Siin nurgas on see paak. No aga kuule, siin on ju peaaegu bensumootori kompressor. No jah. See siit on see tuulevärk ära võetud. Turps on ära võetud, see on riiulis kuskil. No külge panna bensu ja vähe ja puhub ikka, lihtsalt terava lõhnaga on. Harjub ära. Siit tuleb panna siis ühele poole ja teisele poole, vaata. Nüüd sa rikud selle ilusa valge seina ära, vaata seda. Ma panen sulle plakati jaoks riputus ka, et sa saad ju riputada ju reklaamide jaoks. Igal asjal on lahendus ju muidugi. Tegelikult oleks muidu auke puurida, on ju. Nii, aga nüüd sa saad nipu sidemata kõik reklaamid ilusti. Toru panna, palju vähem auke. Nii, paneme... Jumal äge oleks üles vedada, aga sa ütlesid, see mõtetu tegevus. Selle jaoks on vaja jälle see korv tõstuk rentida ja kui räägid. Korvu tõstukud ja asjad värgid. No seal on nagu nii need torud ja seina peal vaata. Meist tuleb hakkab kuredi inspekteerima, kuidas teiste torusid on mõndud. Oleks on teistsuguse aju... No aga mõtle, see on mingi 10 aastat tagasi tehtud. Ta on otse ühendatud kanalisatsiooni ja siis tal peaks olema ajulukk vahel. Ja näed, ei haise. Jah, muidu tuleb kõik tuppa ära. Ega see minu tarka vist ei olegi rääkida, et... Pesa näge. Pesa mäkki. Noh, tuleme siia saad juba ju panna ju tõhu üle. Ei, siin oli tõhuvõtud, aga meil oli vool siin, meil ei ole õhku siia vaja, selles mõttes ma mõtlesingi... Aga sa joonistasid mulle siia õhku? No kind of, aga alguses me mõtlesime, et me toome äkki sealt, vaata siia, tõstuke peale, toomegi. No kuule, aga näed, siin on... Või paneme lappe rikku. Seina pealt läbi ja siia. Ja siia paneb kandri. Vaatame töö käigus, nagu need asjad ikkagi juhtuvad siin, asetlevad lappesse. Ja siis pärast on õhk seal kontoris ja igal pool peldikus ja... On nende põhjanaabritega ikka häda. Need ju lõpetavad töö ära, kui ei anta kohvi. Vaata, mul sooja kohvi ei ole anda, masinat ei ole. Aga ma tean, et te joote seal külma tökatit ka, aga proovi seda ice kohvit, äkki hakkab meeldima. Ma ikka ei usalda, loeb ikka silti, käed jäävad lühikeseks. Jõuluvana pole prille jäänud. Ei ole jah, ei see on väga hea, null, ära põhe. Pärast saad saaniga sõita. Saama läheb kuradi need. Otsa püsti. Otsa püsti, jah. No vaata, oled joonud jääkohvi? Ei ole. Ei ole või? No nii, esimene reaktsioon. Tõmba nüüd. Kuule, lõhnad üldse jah. Kohvi lõhnad, espresso on peal kirjas. See tõmbab sul need pupillid nii laiali. Davai. Kuule, jumal hea. Nii. Ei peagi terminali sõitma õnneks sooja kohvi järgi. Läheb külmaga. Hommikul peab ikka olema. Praegu higi otsas. Praegu on külm. Vaat kui hea. GKRbrands.ee on piire sooduskood. Jah, ma võtan ühe kasti Soome kaasa. Telligu. Kusjuures ma üritasin tellida Soome. Lava. Ei saanud. Lava. Tervet lava tahtsin tellida. Mis, ei laululava või? Ei. Alust või? Mida? Jooki. Ei olnud võimalik. Mis jooki täpsemalt? Pööretega või ilma? Ei. Sealt GKR-Brandsist või? Jah. Ei saanud või? Ei, läbi neti poe ei saanud. Äkki kogus oli liiga suur või? Sa võid kirjutama meili äkki. No võt, me pärast mõtlesin. No kui ma näen neid, ma küsin, kas lava saab Soome tellida neilt. Soome post, ei. Soome postiga ei saa saata. Kaob ära. Jah. Soomlased ise, kui suures ütlevad, et kui tahad naisest või ämmast lahti saada, paneb posti. Kaob ära või? Kuule, aga näed, üks toru on juba siit paigas, paistab. Ots tehti siit kumeraks. Siit on peidupiil. Proovi, kas õhkud läbi on? Ei tule, ma ütlesin, enne kompressoritki pole. Testida ei saa, pärast on garantii või midagi. Tagasi kutsuda. Ei ole garantii. Ei ole. Nii, siit läheb sinna 2 toru vahele, siis läheb sinna ja tuleb sealt.
siin on torusid, siis ma ütlesin, et me laseme juba 2 tükki vuuki, sellepärast, et meil on Molton vaja sinna üles panna. Mul on kaardina toru vaja. Kas see sobib kaardina toruks ka? Sobib, ei tea. Või on liiga kallis või? Et päris kaardina toru on odavam või? No hea küll, seda vaatan. Kui see nokid, 2 toru läheb minema jaluta. Aga vaata, kus mehel on vigureid kaasas. Täitsa hullu maja. Niukestes figuritest ehitatakse siis ümber neid postnurkasid asju või? Või mille jaoks need ongi või? Täitsa haige. Vaata, mitu kotitäiti, erinevad suurused ja need imeotsad, millest me eelmine kord rääkisime, topelt lukustitega siis, et need on täna vist samas hinnaklassis nagu need tavalised, siis pole vahet. Paar euri on veel. Aga kas see on mingi safety värk või? See on nõutud ka Soomes jälle või? Muidu võid saada püssi või selle õhu, selle püstagi vastu tatti või? Täitsa haige, kuhu me jõudnud oleme. Mulle meeldis Forsi ajal teha niimoodi, et püüdsid kinni. Täpselt, just selle pärast. Nüüd ei saa. Aga vaata, kui sul on kliendiauto, Maserati, teed kätte ei saa ja tuleb nokk ees kapoti sisse, kes nutab? Ja siin riiul tuli ka, seda ei olnud Soomest, see tuli Eestist. See tuli Eestist sealt Store Renti, lao maailma, mis see on. Kas see riiul tuleb küll siia vahele? Jah. Äkki pannud kokku siis, mis on niisugune passid? Vai, kus on töötuhataja, ega ta on ka see tippjuht tegelikult. Natšalnik või? Sa pole harjunud ka vaata, et töötud tegema. Oi. Kindel? Ma võin anda sulle mekaaniksi kindel. Ei, ma olen torumees. Torumehel ei või kindel olla jälle? Mekaanik, ei sobi. Õlinäpu. Äkki me leiame torukindad ka siis. Me hakkame Karga me tööle siis, ma ei tea. Ei, no sa võiksid selle riiuli ju paika panna. Ei, no me mõtlesime, et sa paned toru ära ja siis me paneme. Ei, no nüüd tundub. Siis me torude järgi paneme lõikama, paneme ta paika. Ma tahan teada, kust kohast sul hakkab see lõikelaud tulema. No see ju määrab ju kahe riiuli. Selle me arvutame välja. Käedis. Vaata, et see siis need õhukohad õige on. Ja siis see üks õhurull läheb sinna üles ka, mäletate? Ja, teen nalja, tegime juba. Nalja pärast võiks panna. No problem. Paneme vist toru. Vist üks toru juppi. No aga paneme siia poole sulle siia see jumala aknete kardina või? Et Magnus ja Karl saavad ette tõmmata või? Ossa kurat, nüüd sa andsid küll halva idee. Üks päev ma tulen ja sul ongi kaardid reisk. Ulatab selle? Ei, õnneks ei ulata. Ulatab, ma pikk mees. Dekoratsiooni mõistes ka päris äge vaata, kui seal ongi nagu vaata, sul on kodus on magamistoos on kaardid, need ilusad, valged. Et sul on samamoodi kodune tunne. Nee. No sa lubasid sisse kolida? Jah. Tegelikult Karel ongi terve selle garaaži kõik ära teinud. Kohe näitame minu kätetööd, et nii kiiresti liigub, ega suht sarnased välja habe oleks pidanud kasutama. Ei, lihtsalt ma poitan sellest hirmu higin otsa ees. Siis ta annab mulle viimase otsiku nüüd või? Nii. Juba ei lähe otsa. Läks. Nii. On siin sees. Ära näppu küll pane sinna, mu käes on päästik. Ahah. Ja ikkagi päästik mu käes. Vaata lahti. Mis see on teist tükk või? Nii palju ka neid ei ole. Ahah. Selle peale sinna ja siis hoiad all ja siis läheb. Ja nüüd ma lähen taevasse või? Juu. Vaadake nüüd, kuidas ma terve trassi peki keeran. Õpid ka uue ameti ära.
kui sügavale ta minema peab? ta nii sügaval, kui sul suudad lükata, ta ei lähe. Kuradi rasked on need tööriistad. Nii. Nii. Vajutame. Kus kinni võib hoida? Idu läbi. Täitsa lõpku raske päev oli. Aga kõige kahju see, et ei saa proovida, õhku ka peab. Garantiid pärast. Garantii lõpeb siis ära, kui laev otsad rannast annab. Jah. Ma jõuluvana bussi ka peale, et ma siin tegin vastuteeneid, et võtsin tal kati alt ära. Tervitusid Jäpe-Jopele. Sain hinna ka teada, vaata. No ma tean ka, kuhu ma nüüd mingid torud pean hakkama kehtama. Et ma võin need samad torud, läheb. ma võin peenikest torud sinna põhjala tagasi panna. 3, 6, 7 tundi. Põhimõtteliselt juba. Sa jah, see reklaami, et sa nii kiiresti teed. Aga noh, timelapsis oli näha, kui kiire vend sa oled. Kogu aeg käib. Ees pole tulnud tükitöö peale. Tükitöö peale ma arvan, et me juba teeksime teist garaaži. Aha. Kule, aga oota, kuidas siit minnakse mööda trassi? Kuidas sa kontrollid seda, kui õhk järgi pannakse? Algusest lõpuni või lõpust algusesse? Õigus. Pauk sisse ja siis kuulab, kust lendama hakkab. Aga Magnus ja Karl lähete puute äkki kahekesiselt. Trass on nüüd, näed, siit on üks ots, siit tuleb see benji võib-olla, sinna läheb rull, seal on üks ots, see on pandud veetoru taha peitu, ma ei tea, kas kaamera silmi ei näegi päris toru. Ei näe. Vaata, kui hästi on inseneeritud. Nii, sinna saab teise rulli panna, sealt tuleb alla, üks ots siia veel, siis saad siin lava pealt võtta tõhusalt, pissutada siit või teha siit. Nii, siis, kui ikka jääb väheks, siis see trass tuleb sealt siit siia, siis on üks ots sinna. Siis saad ka teha, kui üks mees susistab sealt, siis saad siit vastu susistada. Ma ei tea, overkill neid otsasid, minul neid kädi peal ei olnud nii palju. Nii, siis läheb toru. Nüüd paljud inimesed ütlevad, et miks see toru nagu, vaata, me tegime clean looki elus garaaž on, miks ta siit läheb. Esiteks meil ei ole mõtet seda sinna lae alla panna, põranda peale me ka seda ei pane ja kõige lihtsam ja loogilisem vedada on ikkagi niimoodi. Me ei saa nagu päris pilli lõhki jääda ka, et siis me oleks pidanud see käru rentima ja siis oleks nii palju materjali läinud ja see ei ole otstarbekas nagu vedada sinna. Läheb siit, siia tuleb see metallilaud on ju. Ja siin on ka siis 2 otsa välja võetud. Freesimise õhutööristade jaoks ja nii edasi. Kulupära. Riiul sai ka siis püsti täna, aga meil see OSP plaat tuleb, USB plaat tuleb siia seina külge, siia vastu, siia tuleb need lauad. Nii, siit tuleb trass siia, siin on pissianu niiskuse koguja, nii, siit tuleb, kuule, ei olnud ju viimased otsad, tegid tünksi mulle? Pole ju kompressorid käega. Ei ole jah, no igal juhul siin peaks kompressor olema, aga seda ei saagi päriselt enne panna ise. Aga no ei tea, kuhu poole panna? Ei tea, kuhu poole ja liimida on ka lihtsam neid otsasid. Jah. Aga no nii, reede hommikul ka sobib. Reede hommikul. Nüüd paned IG-sse, kutsungi üles, jõuluvana soovib kompressorit. Ma olen ostanud mingi sotiga mingi käraka. Laseb õhku kohe, esimese katsetamise. Ma arvan seda, et ma ei pane seda kinni siia. Hea küll, see ots tuleb siis, kui kompressor saab tehtud ja... Sellest said aru, mis siis no see pissi kogu, jah? Jaa, alt saab ise. Ise peab tegema, ei pissi põrandale. No kuhu ma panen sulle selle vooliku? Artile tuleb automaat. Vaata, kui see räägib saladusi siin välja. Mehel on mitu objekti siin Eestis. No, selge. Nii, siia tuleb siis kompressor, siit läheb see üks toru siit alla, näed, siin on see vahepaak ka, kogumise reservuaar, et siis jaguks mahtu ja kompressor ei peaks töötama kogu aeg. Mingi prügi on ka siin? No 2 jet jah, ja vaata veeku kõrvalt, kahekesi hibernativad siin. Nii, ja siit tuleb toru, näe, ilus jõnks on tehtud ja siin on välja võtta siis rehvipingi jaoks ja sealt saab ka vett trassist välja lasta. Ja siis üleval on ka veel üks rullikoht, et saaks väljast pumbata Paetoni amordid täis. Paetoni amordid täis, mingid rehvid, särgid, värgid, aga suure bussi rehvi pumpa, sellepärast meil vist nii palju paukusid kompressorist ei tule. See tahab rohkem kui 10 saada vist või?
8-ga vist ei pumpa neid. No veel tuleb see 8 värk. Nii, ja need on need kõik ülejäägid siis jah, mille me viime vanaraudule. See on see hinna sees. Tavaliselt siin ütleks, et võtke ühendust, lingid leiab siit alt. Aga pole linke. Pole suunata kuhugi. Vampiiria sooduskoodi ei kehti, midagi ei kehti. Puhas hea tegevus ja... No mis hea tegevus, aga kauba vastu ikkagi. Kauba vastu. Jah, aga lihtsalt ei ole ettevõtted mida reklaamida, sellepärast Eesti maa muna peale sa nagu nii midagi väga rohkem ei tee. Ütled saladuse, kus sa käid tegemas? No siis, kui Kare kusub, siis tulen tegema. Ja, aga ma ütlen, kus sa seal päris Muumimaal teed. Muumimaal või? Ei, kuule oligi päris Muumipapa kõrval. On või? Ja, kõrvallinn. Nantali Muumipapa. Teile Muumiliin päriselt olemas seal või? Ja, seal Muumimajagi. Ai, jõre, Muumipapa. Sa pead külla tulema, ma olen siin Muumipapa juurde. Ma olen käid seal Soomes, aga vaat teistes asjus. No, tuled vaatad Muumipapat ja näed mind Turus, teeme laevast. Laeva sisse pannakse toru, ta ütleski, et siin teil on nii tühi ja kõle, kõik nii palju ruumi on. Tavaliselt need mehed seal, neid on nii palju, need nühivad üksteise vastu. Et ei olegi kedagi toruga äsada. Sellepärast kiilakas. No võt, suured tänud siis Karelile, teisele Karelile, jõuluvanale. Kiitke jõuluvana, äkki toob teile järgmine aasta head kingid ka. Ja ma ei tea, vaatame kuhu me siit edasi hüppame, kas me paneme siia episoodi veel midagi või sai otsa.